Tervitused siis austatud Arvamusfestivali teadusala kuulaja ja juhul, kui keegi vaatab ka ülekande vahetusel, siis tervitus sinnapoole kaablit ka. Meil on selline põnev võimalus täna väga mitmekesise ajupagasiga arutada siis teema üle, kuidas tõlkida humanitaariat innovatsiooni keelde. Kes on võtnud ette ja lugenud natuke põhjalikumalt selle põhjust, miks me seda plaanime teha, annan kohe 5+, hea töö. Aga ise siis hästi lühidalt ma ise enda jaoks püstitasin selle tänase vestluse tuuma sellisena, et kuna meil on väga kiirete muutuste aeg nagu tehnoloogilises ja üldse, ütleme üldisemalt innovatsiooni rindel, aga peamiselt tehnoloogiliselt, nii kommunikatsioonis kui tehnoloogiliste vidinatega kui igasuguste logistikast meediani, siis küsimus inimeseks olemise kunstist ja selle juures peale selle, et me ise kõik peame vaevama igapäevaselt õhtul lakke sellega, et kas ma ikka olen veel inimene ja kas mu elu on midagi väärt, et siis on meil olemas väga pikkade traditsioonide ja mitmekesise kogemuste pagasiga humanitaarteadused ja õnneks on veel ka siis neid teadmisi kandvad humanitaarteadlased. Ja vot nüüd ongi küsimus, et mis kasu meil tänasel päeval siis võiks olla selles pikkade traditsioonidega ja üle aegade kestnud ja õpitud ja märgatud teadmuste pagasist ja kas sellest võiks kuidagi olla siis tuge, et natuke stabiliseerida seda või toetada või hoida mõistlikes raamides seda ülikiiret tehnilist innovatsiooni, mis on põnev, huvitav, kiire ja millega vaju suudame lainel püsida. Ma alustuseks siis veel korra, ennem kui me tutvume kogu siis paneeliga, siis eks ma natuke ise imestan ka, et mina olen siin nüüd see modereerija rollis, et vastas on teaduse ja muude valdkondade tegijad, et mul aeg-ajalt meeldib öelda, et mina olen lihtsalt puussepp. Ja. Aga täna siis ma võtangi selle rolli, et ma olen siis lapsesuu, kes lihtsalt siis väike ettevõtja, pereisana, maailmast huvitunud inimesena on siis sattunud sellisele teele või teinud sellised järeldused, et igasugune ei ettevõtlus ega pereelu ega oma lähikondlastega suhtlus, et see ei saa taanduda ainult tehnoloogilisusele ja efektiivsusele, et seal on mingisugune mõtestamise koht. Ja minu enda kogemuses siis on see, et ma mingit tõdesin, et nagu kaks mõistet, mis on olulised, et asjad saaks sündida. Üks on füüsiline keskkond, kuhu alla käivad kõikvõimalikud seadmed ja tegelikult ka ilu ja esteetika, aga teiselt on siis vaimne keskkond, ehk siis inimesed, kellega me suhtleme, mõiste ja mõtteulatus, kus me saame liikuda ja see on äärmiselt põnev ja minu niinimetatud siis enda isiklik lahendus selleks on olnud siis oma väikeste nagu ettevõtmiste kõrvalt see, et Aia nõul ja toel siin paari aasta eest Esnas avatud Esna galerii, et mis oligi mõeldud siis innovatsiooniliste ja ütleme oma valdkonna nagu süvenejate ja mõtestajate nagu kohtumispaigana, kus siis erinevate valdkondade autoreid esitada ja just mitte rõhutatult mitte nende töid, vaid just autoreid presenteerida ja mis meid on nagu huvitanud on see, et kes nad on, kust nad tulevad ja kust võtab tänapäeva inimene julguse 10, 15, 20 aastat mingis kummalises teemas süvitsi minna. Ja see individuaalne mõtlev inimene, süveneja, et see on mind isiklikult huvitanud ja tõenäoliselt on ka see põhjus, miks ma täna olen siis siin selle moderaatori ja siis selle lapsesuuna küsija rollis. Aga et tutvume siis esmalt meie siis mitmekesise panelistide seltskonnaga, et hakkame pihta Aia sinust. Mul on siin kirjas kultuuritõlk, kirjanik, kirjandusteadlane. Kuidas sa tutvustaksid ennast? Jaa, aitäh. Aitäh sulle selle sissejuhatuse eest. Võib-olla mina oleksin tahtnud lisada veel, mida sa ei maininud enda kohta, on see fakt, et oled olnud osaline humanitaar- ja kunstide valdkonna alase ettevõtlusõppe nagu ümberkujundamises Viljandi Kultuuriakadeemias.
et see võib-olla on see seos, see humanitaarvaldkonna seos ka. Jah, lapse suuna olen oma nina toppinud küll mitmele poole ja küll ka sinna, jah. Aitäh, aga sinust? Jah, et tõepoolest siis olen oma taustalt siis kirjandusuurija ja viimased aastad olnud ka ametis Eesti Kirjandusmuuseumis teadlasena, aga aja jooksul on see tegevuste valdkond niimoodi järjest ringide kaupa hakanud laienema, et see mind on nagu huvitanud see küsimus sellest, et kuidas ma siis ikkagi ka teadlasena seda, mida ma oma teadustöös teen, et mis sellest siis nagu laiemalt nagu kasu on või mis selle laiem mõju on ja võib-olla olengi siis, ütleme, et võib mõtestada nii, et need tegevused, kirjutades kirjanduskriitikat, korraldades ja modereerides vestlusi, et see on siis ka, ütleme siis selle teadmuse võib-olla siis siirdamise osa, et viia seda, ühesõnaga, mida teadlasena teha, viia siis laiemasse ringi, laiemasse kasutusse. Ja nüüd on niimoodi, et kuna need innovatsiooni ja humanitaaria suhete teemad on olnud järjest lähedasemad mulle, siis alustan järgmisest nädalast uues ametis Tallinna Ülikoolis ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juhina. Nii et need samad küsimused, mida me täna siin arutame, saavad siis olema ka minu tulevase töö sisu. Ahah, nii et Aija võtab siis julgelt humanitaarteadlasena täna siis ka kriitikat vastu, et seda siis targemalt oma algavat tööd teha. Väga hea. Järgmiseks paluski Renno, et siis tasakaaluks on meil siis olemas siin teaduse populariseerija TalTechi ridadest, ehk siis puhtalt siis nüüd just see science'i pool, ehk siis sealpool külg, et mis on sinu taust ja millist rolli sa täna endal siin ise julgeksid võtta? Aitäh! Ma hüppan tagasi lausa 25 aastat ja võib-olla kõigepealt ütlen, et kui ma olin nooruk, siis mul olid humanitaarsed huvid. Et ma lugesin palju ja tundsin suurt huvi kirjanduse ja ajaloo vastu, aga selleks hetkeks, kui tuli teha mingisugune valik hariduste jätkamise osas, siis leidsin, et oli see siis vanemate või vanavanemate eeskuju järgimine, et inseneriamet on üks lugupidamist vääriv amet ja õppisin inseneriks, mehaanikainseneriks. Ja tegelikult need 25 aastat olengi olnud seotud Tehnikaülikooliga erinevates rollides ja ametites. Juba tudengipõlves siis laboritehnik ja peaaegu et kõiki ülikoolis olevaid ameteid pidanud, kuni siis ühel hetkel ja samal ajal ka edasi õppinud küll mehaanikainseneri, ütleme, mehaanikainsenerina spetsialiseerusin materjalidele ja materjalitehnoloogiatele, osutusin valituks komposiitmaterjalide professoriks ja tegelikult siis üsna varsti ka leidsin ennast teaduse administreerimise juurest või teadusjuhina instituudi juhtimisel ja siis hiljem ka Tehnikaülikooli prorektorina, teadusprorektorina siis suunasin Tehnikaülikooli teadust. Ja minu puutumus innovatsiooniga on võib-olla selles mõttes nagu juhuslikku laadi, et ühtpidi siis teadlasena on tulnud või on olnud võimalus erinevaid projekte teha, teatavasti teadus Eestis on suuresti projektipõhine ja mõned projektid on olnud sellised fundamentaalsemad, aga nende omajagu on ka sellised, kus on kokkupuude mingist ettevõttest lähtuva vajadusega ja seal nii-öelda ei saa enam kõneleda puhtalt teadusest, vaid teadus-arendustegevusest, mida siis ettevõte rakendab teaduspõhises innovatsioonis, loodetavasti. Ja pean ütlema, et Tehnikaülikoolis tegelikult innovatsiooni valdkonna
eestvedamise eest vastutab omaette ametimees, on prorektor ametisse võetud. Ja noh, minu roll oli eeskätt tegeleda selle teaduse poolega, teadusarendustegevusega. Aga veel üks asi, et on olemas selline asi nagu Prototron, ma loodan paljud teist on midagi sellest kuulnud. Ja Prototron kutsuti ellu juba hulk aega tagasi selleks, et need innovatiivsed ideid, mida selleks, et neist saaks mingisugune äri toetada, eeskätt selles faasis, kui on vaja ehitada prototüüp. Ja Prototron siis toetab neid ettevõtmisi ja selles Prototroni ekspertkogus olen ma olnud ka hea hulk aastaid ja näinud tervet hulka neid ideid, mis on otsinud rahastust ja ütleme, mitmetest neist on saanud ka päris toimivad ärid. Nii et mitte eriti sügav ja läbiv kogemus, aga omajagu selliseid kokkupuutepunkte innovatsioonisüsteemiga. Tänan ja nüüd Indrek, kui siis hetkel esindab kogemust ja tarkust kui strateegia ja innovatsiooni nõustaja, kellel on ilmselgelt kokkupuudet olnud mitmete kriitiliste situatsioonide, aga ilmselgelt ka oskuste ja mis vast veel olulisem, siis inimeste vaheliste probleemide lahendamisel, et mis on sinu taust ja millist rolli sina täna siin endal näeksid? Hallo, töötab jah? Tervist minu poolt ka ja lühidalt sõnastades mina võiks öelda nii, et minu töö ja tegemised on viimased 20 aastat olnud kogu aeg ainult üks. See on sisuliselt teaduse ja majanduse piirialade, nagu öeldakse, kokkuviimine, juhtimine ja nende organiseerimine. Ja nendes erinevaid rolle võttes, nendes erinevaid funktsioone täites, et omal ajal 10 aastat ma olin isegi ülikooli ettevõtlussuhete, kõigepealt selle käivitaja ja siis selle juht. Hiljem olen olnud oma nõustamisfirma kaudu, siis nii ülikoolide kui ettevõtete nõustaja ja konsultant. Ja võib-olla siis nagu lisades ka rolli, et umbes 10 aastat tagasi võtsin siis esimesed korda ka esimesed investeeringud, ehk olen ka nagu öeldakse investori ja äriingli rollis kombanud seda maad ja võib-olla mõned õnnestumised saavutanud. Aga summa summarum minu argipäev pöörleb kogu aeg selle ümber, et kuidas aidata luua uut teadmust ja kuidas seda uut teadmust võimalikult efektiivselt rakendada. Et võttes neid erinevaid rolle, et selles mõttes minemata detailidesse, nagu öeldakse, nagu teadmusmajanduse rakendus võiks või olla kokkuvõtte minu poolt. Aitäh! Siis Andres, et lugedes sinu lühikest kokkuvõtet siit, siis siin on mõiste mõtteajaloo üliõpilane ja siis mulle meenusid kohe Marju Lepa legendaarsed sõnad, et inimene, kes ei tunne kultuurilugu, mõttelugu ja ajalugu, on kõrgest üks virvendus ja teda ei tasu väga kuulata. Ja nüüd meil on siis siin noor tulevikutalent, kes on siis pühendunud mõtte ja ideede ajaloo uurimisel, et kas sa natuke täpsustaks seda? Jaa, et hea meil on selliste suurte korüfeede, kes kelle siin tudengina olla ei saa. Aga ma iseenesest veel kindlasti mõtteajaloolaseks ei nimetaks, et võib-olla siin mõne aasta pärast, et siin on ülikooli asjad on alle sees, aga siiski, et oma taustalt ma olen sotsiaalteadlane, olen Tartu Ülikoolis lõpetanud riigiteadused ja viimased 2 aastat töötanud Tartu Ülikoolis poliitikateooria assistendina, ehk siis täpsemalt Eeva Piirimäe assistendina, õpetades siis bakalaureuse tudengitele poliitikateooriat, siis klassikalist poliitikateooriat ja mõtteajalugu, aga ka 20. sajandi teooriat, eelkõige siis Anglo-Ameerika konteksti. Nüüd mingisugust konkreetset, ma proovisin leida küll ja eile kaardistada sõpradega, et mis on minu kokkupuude innovatsiooniga, kas ma olen tegelenud kunagi nagu temaatiliselt uurinud mingisuguseid innovatsiooni küsimusi. Et ega ma ei suuda millelegi iseenda nagu minevikus nagu näppu küll peale panna, aga midagi siiski. Ja võib-olla just mind sellepärast huvitavadki sellise nagu innovatsiooni puhul ka sellised huvitavad küsimused, kuidas me innovatsiooni ennast, baasküsimuses ka, et kuidas me innovatsiooni ennast defineerime
ja viisid, kuidas me saaksime innovatsiooni defineerida teisiti sellisest tavalisest käibel olevast sellisest, noh, ma ei tea definitsioonist, et me proovime arendada mingisuguseid uusi tehnoloogiaid, proovime selle kuidagi majanduslikult kasulikuks teha, et noh, see on kõik okei, et seda võib teha. Aga teiselt poolt, noh, rääkida küsimustest, et aga mida tähendab kontseptuaalne innovatsioon, et kas siis sellel juhul ei ole tegu innovatsiooniga, et kui me kasutame strateegiliselt mingisugust uust mõistestikku või noh, ma ei tea, Tartu Ülikoolis kas või valmis sellele suvel kaitses mu enda sõjasõber Juhan Sahharov just nimelt doktoritöö kontseptuaalsest innovatsioonist ja selle mõjust näiteks Eesti taasiseseisvumisele, kui strateegiliselt valiti konkreetselt termineid, neid laeti mingisuguste tähendustega ja defineeriti ümber ja milline oli selle mõju Eesti taasiseseisvumisele. Et mind huvitab selle külje pealt võib-olla just sellised küsimused, aga jah, ma rohkem ei oskagi lisada kohe praegu midagi või lisaks. Väga hea, sest et see oli mul kohe järgmisel kirjas, et mina olen hetkel siin ka nagu õpilase rollis ja ma tahan nüüd targemaks saada, et siis vast iga ühe suust tuli vähemalt korra sõna innovatsioon ja siis lihtsalt ka, et siis publikuga, et me saaks aru, et me kõik ühte jalga käime, siis ma sooviks selgitust, et mis see innovatsioon on, et ma omalt poolt siis kogudes siin väikseid faktikesi, siis ma sain sellise asja kirja, et see on üldisemas mõttes siis millegi uutmoodi tegemine, hästi üldiselt, jah. Ja mis on hästi oluline võib-olla, mul üks lause, mis ma veel leidsin, et tavaliselt tehakse vahet leiutamisel ehk idee esmaavaldamisel ja innovatsioonil ehk ideede edukal ellurakendamisel. Ehk siis see rakendamise funktsioon seal juures, jah. Et nüüd ma siis jällegi, et me nagu mädasohu ära jupuks, siis paluksin Indrekul siis konsultandi ja spetsialistide natuke nagu avada või täpsustada seda innovatsiooni mõistet. Välja oma nägemuse, mida ma tavaliselt nagu öeldaks. Prooviks selle teisega. Ahah. Et ma pakuks välja nagu oma nagu määratlusi, mida ma tavaliselt nagu öeldakse oma koostööpartneritele või klientidele pakun, et ma ei pretendeeri mingit nagu öeldakse nagu põhjalikele või ma ei isegi ei tea, kuidas Wikipedia seda defineerib. Minu jaoks on tegelikult hästi lihtne. See on suur vahe, tähendab leiutise ja uuenduse vahel. Me võib-olla hiljem saame seda teemat natuke rohkem käsitleda, et kuidas me defineerime leiutist ja uust. Minu jaoks innovatsioon lähtub mitte mingist leiutisest või mõttest, see lähtub tegelikult kas probleemist, vajadusest. Need on kõige põhilisemad. See on põhimõtteliselt mingi probleemi, vajaduse, uus lahendus viisil. Ja nüüd ma lisan 2 olulist pointi. Üks on see, et viisil, mis on piisav selle pakkujale ja selle pakkuja rahastajale. Tingimustel, mis on aktsepteeritav ka nagu öeldakse rakenduse kasutajate või siis nagu öeldakse klientidele. Et uuesti seda sama sõnastades mingi olemasoleva probleemi või vajaduse uus lahendus viisil, kus kliendid selle vajaduse või rakenduse kasutajad kompenseerivad selle nagu tingimustel, mis on aktsepteeritav nii selle pakkujale, kui võtan isegi sammu edasi pakkujale rahastajale. Mõtlen tegelikult seda nagu öeldakse investorit. Et selles mõttes nagu minu väike innovatsiooni definitsioon on veidi erinev, nagu öeldakse sellisest, et ma tean, et me võime minna ja pikemalt arutada sotsiaalse innovatsiooni terminit muud, et innovatsioon terminina ei ole kaitstud, seda võib igaüks ise määratleda, kuidas ta on, aga selguse mõttes tähendab, võib-olla mul on nagu öeldakse nagu veidi selline nagu ma ei kutsuks seda tehniliseks ja ma ei kutsuks seda liiga nagu äriliseks, aga siiski ütleme võib-olla nagu kitsamaks definitsiooniks minu perspektiivis, kui lihtsalt nagu öeldakse mingi uuendus, mingi rakendus, mingi leiutis. Ma küsin ühe täpsustava küsimuse, et mis teinekord on abiks, et mis on sinu kogemusest siis see kõige võikam innovatsiooni mõiste kuritarvitamine? Et kus on nagu täiesti lubamatu seda kasutada? Ma arvan, et me oleme esiteks selle innovatsiooni termini ära lörtsinud, et ma teatud määral võib-olla ka vahest kaldume, et me kasutame seda liiga palju ja see on nagu sidesõna nagu praegu iga teema käsitluses, et
et aga noh, termin elab oma elu ja nagu öeldakse, keel on vabadus ja igaüks võib seda kasutada nagu ta tahab. Aga ma arvan, et kõiges noh, kas kuritarvitamine, võib-olla see on nagu tugev sõna, aga lihtsalt nagu öeldakse mingi uue informatsiooni loomine, mõtestada kui innovatsiooni, et see on lihtsalt selline hämav ja see on võib-olla nagu öeldakse lihtsalt no, segadust tekitavam, et noh, me peame nagu tegema nagu selge vahe nagu teadmuse loomise vahel ja innovatsiooni vahel. Kas kellelgi teist tekkis kohe küsimus Indrekule selle definitsiooni osas? Mingi täpsustus? Et mida mina praegu kuulsin, oli see, et siis innovatsioon on see, mis lähtub siis probleemist, vajadusest ja millel on siis, ütleme siis laiem selline nagu kuluefektiivsuse tõstmise mõõde või mingi kasutegur siis selle kasusaajale. No võib-olla sellist kuluefektiivsust näitame kõrvale, aga noh, ma tahan nagu seda öelda, et minu jaoks ei ole innovatsiooni, kui ei ole vajadust või ei ole probleemi. Et kui lahendatakse küsimust, mis ei ole tegelikult küsimus, kui nagu öeldakse, siis mina ei näe ka selles nagu innovatsiooni potentsiaali. Ehk siis remondime koolimaja ei ole innovatsioon, parandame kooli ventilatsioonisüsteemi, et laste aju oleks hapnikuga varustatud õppimise ajal, võib käia innovatsiooni alla. Kui me parandame seda õhuvahetust mingil uuel nutikal viisil, mis võib-olla nagu parandab seda nii õhku, parandab võib-olla energia tarbimist, siis me hakkame väga lähedale olema sellele. Et nagu öeldakse, nagu, meie elu on täis remontimist ja me peame remontima palju asju, aga teeme nagu vahe selles, mis on remontimine, mis on innovatsioon. Aija, nüüd siis humanitaaria mõtestaja, et sellise definitsiooni ja kirjelduse juures, siis kus sinu peas, kas sul lööb mõni häirekell tööle, et oot. Kas just nii, aga tõesti, et võib-olla ma tahtsin küsida just ka mõeldes selle peale, mida Andres enne välja tõi, et nüüd olemasoleva probleemi uus lahendus. Aga võib-olla nüüd, kas me saaksime seda avardada ja öelda, et kas see saab olla siis ka võib-olla mõne probleemi äratundmine ja mõtestamine või nagu nägemine siis nii-öelda, eks, et see võib-olla, mida Andres siis kirjeldas selle kontseptuaalse innovatsiooni mõistega. Et küsimus siis sellest, et me üleüldse siis märkame, et siin on probleem ja oleme võimelised seda siis kirjeldama ja mõtestama. Et kas see saab siis olla nagu ka ikkagi innovatsiooni osa või mis kontekstis see saab olla innovatsiooni osa, sest et jah, et humanitaarina mul hakkab kohe, eks ju, õudne, et kui me räägime, eks ju, kasust ja me peame kuidagi nüüd selle suutma nagu, et innovatsioon on ainult siis, kui me saame selle nüüd nii-öelda kellelegi maha müüa, ütleme lihtsustatult, et siis võib-olla humanitaarvaldkond nagu seda kogu teed ära ei suuda teha või see on võib-olla see. Siin võib tuure kohe väga kõrgele üles tõmmata, et esimene võib-olla nagu, noh, ma arvan, et minu sõnastus sisaldas selle, aga see või ei jääda nagu märkamatuks. Lahendus ei pruugi olla tehniline. Lahendus võib tähendada seda, nagu vaatan teid enamust istumas, mäletan üks hästi legendaarne maailma üks juhtivaid innovatsioonipraktikuid, kasutab seda näidet nagu vabas tõlkes eesti keele, parim tool on see, ei ole tooli. Kui sa lähed selle peale, mille pärast istutakse, tihti istutakse selleks, et oodata mingis järjekorras. Kui sa nagu öeldakse, nagu disainid protsessi ringi ja inimesed enam ei oota, istu toolil, et teiste sõnadega absoluutselt just see, nagu öeldakse, see mõtestamine ja ma arvan, et ma loodan, meil on täna natuke rohkem aega seda nagu ka käsitleda, et selle probleemi, nagu öeldakse, defineerimine, see probleemi mõtestamine ja siis me hakkame tulema, nagu öeldakse, sellisesse valdkonda, et ma tegelikult isegi intrigeerivalt küsiksin, et kui palju te suudate mulle nagu näidata innovatsiooni, mis ei sisalda humanitaariat. Et ma väidan, et suur enamus edukat innovatsiooni viimasel 10 on sisaldanud väga märgataval määral humanitaariat, aga kas humanitaarid alati ise sellest on aru saanud, see võib-olla on nagu teine küsimus. Aga jah, nagu ma ei tea, kas ma vastan selle küsimusele, et kindlasti tähendab nagu
innovatsiooni tõlgendus, nagu öeldakse, ainult mingi nagu tehnilise rakendusena on väga nagu ütleme nihilistlik lähenemisviis. Nüüd, jaa, küsi, palun. Aga minu on nagu sel juhul nagu huvitav mõelda just seda, et okei, meil näiteks, ma ei tea, mõtleme Sigmund Freudi, mõtleme, et meil on inimeste mingisugused psühholoogilised probleemid, ta paneb neid tähele, eks, ja see on see probleem, mida ta tahab lahendada, eks. Ja nüüd ta loob selle mingisuguse täiesti uue sellise raamistiku, kuhu see paigutada, ta räägib eks alateadusest või mitteteadusest, ta räägib teadusest, ta räägib nende vahel suhtes, kuidas inimestes on midagi kuskil ladestunud ja noh, käib välja sellega konkreetsed meetodid, kuidas siis sellega tegeleda, eks hüpnoosi vahendusel ja mis iganes. Eks, ja noh, loomulikult tuleb seda vaadata siis tema eluaja kontekstis või tema ajastu kontekstis, aga teiselt poolt, noh, kas see on siis innovatsioonina ikka kirjeldatav või et noh, et mingisuguse konkreetse, noh, mul on tunne, et selle probleemi me laieme alati, et ma ei tea, enne oma teooria, ma ei tea, kirjutamist või pärast selle kirjutamist, aga just nagu, noh, kui ma mõtlen enda valdkonna peale, siis noh, küsimus on see, et nagu, küsimus on selles, kuidas me, milline on kõige, esiteks, kuidas me isegi selle probleemi enda nagu teoretiseerime või kirja panema, aga teiselt poolt noh, pakkuda välja ka mingisugune konkreetne, ma ei tea, teoreetiline mudel, et paigutada see probleem ise konteksti ja sealt kuidagi, noh, ma ei tea, rakendades siis sotsiaaljoomagete nagu, ma ei tea, meie ühiskondlikus elus, et siis noh, ma ei tea, ma võtan siit hetkelt korra üle ja ma tahtsingi suunata just Rennole selle küsimuse, et ma sain aru, et siis teadusprorektorina, et siis suures institutsioonis nagu siis Tallinna Tehnikaülikool on siis selles põhimeeskonnas lisaks siis selle teadusarenduse spetsialistile veel innovatsiooni tippspetsialist ja siis siuke nagu jalgpallis, et ma saan aru, et siis nagu teadusprojektor pidi andma nagu söötu ette siis sellele innovatsiooni asjale ja sealt tuleb siis see tulemus, mis oodatakse. Et see küsimus nüüd selles mõttes, et innovatsiooni mõtestamine nagu suures organisatsioonis või siis ütleme siis selles kõrghariduse omandamise kõikides astmetes, eks ju, bakast kuni doktorini välja, et kuidas seal see probleemi leidmine, sõnastamine ja siis selle vajaduste taju, et kuidas see üldse on integreeritud sellesse süsteemi, et kas ta seal on olemas või ta on see, et me tahaks seda seal näha ja me pärast mõtleme ta juurde ja tegelikult ta on kuskil mingis sudus. Väga keeruline küsimus ja lühikest ja lihtsat selget vastust ma ei oska siin anda. Ma oskan kirjeldada seda, kuidas ülikoolis või ülikoolis need asjad on korraldatud. See vaevalt, et siin nüüd laiu rahva hulkasid huvitab, aga ma ütleks niimoodi, et see ettekujutus, et või ma näen seda kindlasti läbi tehnokraadi nii-öelda spektri, et ja innovatsiooni mõiste laiendamist nii-öelda kõikidele uuendustele selles osas olen natukene nagu jää reserveerituks. Põhimõtteliselt, kui see elu edasi viib, no jumala eest, miks mitte, aga ise tajun innovatsiooni eeskätt läbi tehnoloogilise innovatsiooni. Ja võib-olla sellest võib jääda mulje, nagu oleks sellega nagu kõik korras või kõik väga hästi, et nüüd see tehnoloogiline innovatsioon, see on nagu tuule tiibadesse saanud ja nüüd me remondime nii-öelda või püüame innovatsiooni viia muudesse eluvaldkondadesse ka. Kõigepealt seda esimest väidet tuleks nagu väga kriitiliselt sellesse suhtuda, et Eestis tehnoloogilise innovatsiooniga ei ole kaugeltki lugu hästi. Noh, seda püütakse ju ka mõõta ja kui me mõtleme sellele, kuidas seda püütakse mõõta ja mis on need nii-öelda indikaatorid, mis seda peaksid mõõtma ja ka selles osas on võib-olla inimestel erinevad arvamused, et need ju tegelikult näitavad seda, et noh, me väga hästi siin ei orienteeru. Et räägitakse patentidest ja räägitakse intellektuaalomandist ja noh, kuidas meil sellega Eestis on. Pigem halvasti võrreldes meie lähinaabritega. Nii et siin see nagu on siis nii-öelda tehnoloogilise innovatsiooni kohta ja me alles õpime tegelikult seda võib-olla enda jaoks mõtestama, et
see, mida ja kuidas me õpetame, see on olnud paljud aastad vältel ilmselt nagu kui mitte vale, siis vähemalt ebapiisav. Ja siin on suur töö ära teha, et tegelikult organisatsiooni sisse, organisatsiooni, kus töötab 1000 või 2000 inimest, tegelikult see innovatsioonist ja ma mõistan siin innovatsiooni üsna sarnaselt, et vajadusest või probleemist lähtuvat innovatsioon või seda laadi mõtlemist sellesse organisatsiooni sisse istutada ja kasvatada nii, et inimesed õpiksid ka nägema ja märkama. Ma proovin küsida nüüd ühe lihtsamalt tegelikult sarnast moodi seda küsimust, et ma mõtlesin välja, et selles söödumängus on nagu veel üks prorektor eespool, tõenäoliselt on seal olemas ka õppeprorektor, kes korraldab õppetööd ja siis on teadus, mis selle pealt tekib mingis astmes ja sealt edasi siis eeldame, et siis see omakorda söödu innovatsioon ja siis on värav, eks jah? Et niimoodi puff ja nagu kiirrünnak. Aga siis see, mis puudutab seda õppeprorektori astet, ehk siis kus on kõik see õppe korraldamine ja nii palju, kui mina olen ülikooli süsteemist aru saanud, siis Eestis on suuresti see väljundipõhine õppe. Ja kui me võtame nüüd Tehnikaülikooli ja ütleme, et meie eesmärk on siis teadusinnovatsioon, ideaalis, et meil tulevad uudsed lahendused, mis lahendavad mingi konkreetse vajaduse või probleemi ja on siis veel efektiivsed ja kõik muu ka. Et kuidas sa hindad seda, ütleme siis õppekavades, õppemahtudes, seda osa, mis puudutab siis seda individuaalselt selle noore potentsiaalse teadlase ja innovaatori kujundamisel, et palju on õppekavas neid aineid, mis aitavad tal seda märgata ja mõista ja õppida siis probleeme nägema, kaardistama, kirjeldama ja siis sellest tulenevalt ka oma nagu professionaalset tegevust suunama? See on väga, väga põhjendatud küsimus ja et tekiks mingi ettekujutus, eks ole, et Tehnikaülikooli suguses ülikoolis, mis ei ole maailma mõttes väga suur ülikool, pigem väike või keskmise suurusega ülikool, kus õpib 10 000 üliõpilast, kus loetakse umbes 1600 kursust aasta jooksul ja kus on korraga umbes 50 programmi, sa viitasid siin õppekavadele, aga nimetame siis programmiks või kavaks, eks ole, et see annab siis ettekujutus, et selle tegevuse või korralduse nagu mastaapidest. Ja siin ma pean ütlema, et see haridussisu on tasapisi muutumas, võib-olla mitte ülemäära kiiresti, ülikoolidele on omane teatav resistentsus ka või ütleme siis reaktiivsus siis seda laadi muutustele, et see on ülikoolidele omane, selles on omad kasud, miks see nii peabki olema ja teistpidi on nad siis sellised keskkonnad, kus selliseid uusi ideid ja võimalusi saab ka testida ja turvaliselt testida. Aga vastus küsimusele, et tegelikult ma arvan, et viimase 5-6 aasta jooksul on toimunud mingisugune oluline nihe ja paljudesse programmidesse on ikkagi seda innovatsiooni teooriat, seda püütakse anda projektõppe, milles selliseid väljakutseid püütakse anda ja et seda me tegelikult ka püüame ka sellest õpikogemusest ju ka näha. Et kuidas üliõpilased selle vastu võtavad ja tegelikult kuidas tööandjad nende üliõpilastega rahul on. Et ja üks võib-olla natuke eksiarvamus, mis kipub levima, on see, et ülikoolidest kõige tähtsam asi on need väljatöötused, on need siis avastused või leiutised või teadus-arendustegevuslik tulemus. Tegelikult on ülikoolide kõige tähtsam tulem targad inimesed, kes kannavad mingisuguse väärtusi ja oskusi. Ja seda on püütud mõõta ja hinnata ja võib öelda, et see osa panus ühiskondliku arengusse on kordades 4, 5, 6 korda suurem kui see eelnimetatud teadus-arendustegevusest ja innovatsioonist lähtuv osa.
aga ma Aija sult kohe küsiks siis sinu kogemus Tartu Ülikoolist ja võib-olla vaadet ka nagu Tallinna Ülikooli suunas juba, et see sama küsimus, mis puudutab seda väärtuste ja oskuste kujundamist siis humanitaarvaldkonna üliõpilastele, et kas selles õppeprotsessis ja selles sammudes, kas sinu enda kogemusest või mis sa täna oled näinud või mis me oleme proovinud teha vahepeal Tartus, et kas sa näed mingit tendentsi suundumust või selle nagu loomulikumaks õppeosaks muutumist? Puudutab sellist innovatsiooni ja lahenduste põhist mõtlemist ja õpet? Jah, ma proovin sellele vastata. Nüüd reageerides võib-olla, et Renno tõigi tegelikult ju oma sõnavõttu lõpetuseks just selle õige või selle sama asja välja, mis mulle tundus just on võib-olla see kõige kese, et see inimene ise, eks. Et ega siis igasugune uus asi, mõtlemine, lahendus saab sündida ikkagi mingite inimeste kaudu, eks. Ja nemad peavad olema selleks valmis või kuidagi uuel moel asjadele üldse lähenema, eks. Ja nüüd sellest võib-olla ma tahtsingi veidi rääkida ja su küsimus ka selles suunas nüüd läks just, et kui palju see on siis päriselt ka meie nii-öelda hariduse osa ja kuidas me ta siis praktikas nagu nii-öelda ellu viime, et ma tegelikult nii-öelda selles mõttes praktikas jään sulle vastuse selles mõttes võlgu, et ma olen juba ju üsna pikalt Tartu Ülikoolist nii-öelda üliõpilase teekonnast üsna pikalt juba eemal, aga loomulikult, et koolides on need ülekantavad oskused, haridusstrateegiates, mida ma olen sirvinud, on seda nimetatud, eks ju, eluoskusteks, et kõik see, kuidas me iseendaga toime tuleme, kuidas me juhime ennast, kõik see, eks ju, et need on järjest olulisemad hariduses ja ka kool peab seda ju järjest rohkem suutma õpetada. Ja nüüd ma tulen siis selle juurde, mida me tegelikult sinuga koos oleme siis ka mõelnud ja see oli, võib-olla oleksid sina nagu isegi õigem seda nüüd praegu siis siin korraks nagu rääkima, et kuidas läbi mõeldes, millist laadi seda siis nii-öelda, see oli küll ettevõtlusõppe kontekstis, et kuidas siis toetada humanitaarvaldkonna ettevõtlikkust, oli ikkagi lõpuks ju küsimus sellest, et inimesest. Et kuidas toetada seda inimest, kuidas toetada seda noort, astuma nii-öelda ütleme siis nende sõnadega, astuma oma mugavustsoonist välja. Ja seadma omale eesmärke ja olema siis nagu valmis võib-olla siis ka, miks mitte ka neid nii-öelda tagasisidestama või mõõtma, ütleme siis niimoodi, et kuidas ma siis nende lahendusteni jõuan, et lahendusteni jõudmine paraku vajab selget eesmärgistamist ja siis ka tagasisidestamist. Ja ma võib-olla siis lühidalt kommenteerin seda, et see sattudes siis ülikooli sees praktikuna konsulteerima ettevõtluse õpet ja just humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas, siis minul, kes ma tavaliselt pean kulutama iseenda raha ja aega, kui ma oma asju oma ettevõtetes teen, tekkis kohe küsimus, ma tahtsin aru saada, mida mult oodatakse, et mis on ettevõtlusõppe. Ja tuvastasin sarnase asja, mis ma pakun, mis on innovatsiooniga, et seda on kasutatud mitmetes arengudokumentides, otsustes, isegi eelarvetes, aga kuskil ei ole ühes definitsiooni, mida selle all silmas peetakse. Ja otsides siis lõpuks ma nagu tuvastasin, kus ta siis asetseb, kui me tahame öelda näiteks, et sellises suures ülikoolis, mis on hästi mitmepalgeline, on see nüüd kohustuslik kõikides valdkondades, et selle õppe rolli on mitte midagi muud, kui anda neid kaasaegseid siis ülekantavaid oskusiks, mille kujunevad siis niimoodi täpselt pädevused oma töö efektiivsemaks tegemiseks oma õpitavas erialal, eks ju. Ja sama see väljakutsete seadmine, mõõdetavuse seadmine, ma panen sihi, et kuidas tegutseda, eks, et seal on samasugune segadus, et hästi lihtne rääkida ettevõtlusõppest ja kulutada sinna miljoneid, eks ju. Samas kordagi kokku leppimata, miks me seda teeme, ehk siis sama, et seal seda innovatsiooni ei teki, eks on lihtsalt nagu mingi siuke sudimine ja nüüd on see õnnetus, et siis on innovatsioonita on sama, mis on tekkimas terminoloogiliselt, aga ma sellest võib lõputult rääkida, mis sellest ettevõtlusõppest puudutab, ärme sinna täna lasku. Ma tahtsin küsida Indrekult nüüd kommentaari, et meil on nüüd olnud siin Eesti-poolne vaade, ütleme siis Tehnikaülikooli poolt ja siis natuke humanitaaria poolt, et nüüd sinu kogemus tõenäoliselt konsulteerides mitmeid ülikoole nii Eestis kui mujalt,
et mille taha siis need ülisuured gigantsed institutsioonid takerduvad, noh kui tegelikult ühesõnaga mõte ja ootus on hea, et me tahame seda teadmussiiret ja innovatsiooni ja olla efektiivsemad ja tõhusamad ja osaleda nagu väga aktiivselt muutuvas maailmas. Aga mingil põhjusel need takerduvad selliste mullikestesse, et mis need peamised probleemid on peale selle, et mõisteid ei tunta ja võib-olla mis on need elementaarsed asjad, mis on aidanud nagu mõne institutsiooni sellest kitsaskohast üle. Ma kuulasin seda ettevõtlusõppe teemat ja tulin korraks selle probleemi definitsiooni juurde ja ma näen tegelikult siin palju sünergiat. Võib-olla isegi mingi hetk nagu hea meelega kommenteeriks seda, aga vastus kõigepealt su viimasele küsimusele on see, et mille taha see takerdub. Mina sõnastan seda nii, et ühiskond ei ole osanud defineerida oma ootusi ja ülikoolid, akadeemia ei ole osanud defineerida oma tegevust. Ja mida ma selle all mõtlen on see, et ma sõnastan seda ühiskondliku vastutuse nime all, et ülikoolid peaksid paremini oskama defineerida oma ühiskondliku vastutuse, tähendab selle, mille pärast ühiskond võiks, peaks ja peab neid finantseerima. Ja nii nagu ma olen ise sõnastanud, et mina näen majandusliku mõju dimensiooni ainult ühe väikese osana sellest suurest ühiskondlikust vastusest. See ei ole kõige tähtsam, see ei ole kõige suurem, aga kui me räägime näiteks ülikoolist, kellel on ka märgatav loodusteaduste osakaal, rääkimata siin tehnika osakaalust, ühiskondlik vastutus ilma majandusliku mõju definitsioonita ja kaasa arvatud nagu eksplisiitse, nagu öeldakse, et kuidas konkreetne ülikool, konkreetne instituut seda saab näidata, et see jääb tühjaks jutuks. Ehk vastus küsimusele, et mille taha see on takerdunud, põhimõtteliselt on nagu mõlemapoolsed ootused, ülikoolis oodatakse, et ühiskond ja riik võiks ju rahastada natukene rohkem. Ja siis veel natuke rohkem. Ja siis veel natuke rohkem ja kusjuures tegelikult, kui me vaatame praegu globaalseid trende, siis ühiskondade, inimeste, eraisikute, ettevõtete valmidus rahastada ülikoole on kasvanud plahvatuslikult. Tegelikult ma nagu ütlen seda, et juhul kui ülikool ei ole oma finantsolukorraga päris rahul, see põhimõtteliselt näitab, et ülikool ei ole suutnud oma potentsiaalsete rahastajate ootusi ära defineerida. Ja siis täpsustava küsimusena küsin, et nende konsultatsioonide ja selle kogemuste pealt, mis sa oled näinud, kas on olnud mõni väga helge ja nagu eresega muudatusmoment, kus suur institutsioon on suutnud teha selle muudatuse ja siis võib-olla oluline küsimus on see, et mis see õlekõrs oli, mis selle selgroo murdis, ühesõnaga see piisk? See õlekõrs, me oleme siin aiaga korra saanud sellest rääkida ja ma olen vist nagu paarile Eesti ülikoolile ka rääkinud, et üks hea mõõdik tegelikult, mis Eestis ei ole veel väga päevakorda tulnud, on filantroopia. Ja ehk teiste sõnadega annetus ja tegelikult ütleme nii, et kui me vaatame nagu maailma suuri trende, siis filantroopia roll ka ülikoolide rahastuses on kogu aeg kasvanud. Aga see ei lähtu nagu sellisest nagu klassikalisest nagu annetuskultuurist, et kuskil kas siis kirikus või mujal on must kast ja mööda minnes pannakse sinna kasti ja on häbematus küsida, mis sellega kastiga edasi saab ja kes seda kasti tohib lahti teha muu. Filantroopia lähtub sellest, et ma tahan aru saada, mis probleemi maailmas sa tahad lahendada. Ja kui sa suudad näidata, et sa kõnetad sellist probleemi, mis on oluline nendele, kellel on ressursid, sa saad ka abi selle lahendamiseks. Ehk teiste sõnadega ma väidan, et ja kutsun ka Eesti ülikoole paremini mõtestama, et mida me võiksime teha kõigi nende oskustega, teadmistega, nende ka võib-olla nagu tehniliste võimekustega, mis meil on,
et milliseid probleeme, et noh, ma nüüd korraks teen repliigi veel tagasi, et probleemil on väga vahe. Et meid intervjueeris siin Arvamusfestivali vahepeal noored, kes on mingit ettevõtlust tegemas, nad olid väga huvitavate küsimustega ja see oli nende jaoks probleem. Ma ei hakka nüüd üksikasju avama, aga tähendab, et probleem ühe inimese peas ei pruugi olla probleem miljardi inimese peas. Ja noh, me võime lahendada kellegi inimese jaoks väga olulist probleemi, aga kui see on nagu ühe inimese probleem ja sellele ütleme ka mingit väga suurt nagu keskkonna või majanduslikku implikatsiooni, siis ta ei ole tegelikult nagu ütleme probleem, mille põhineb suurt innovatsiooni. Aga tagasi selle ülikoolide rolli juurde, et ülikoolid ei peaks nagu minema selliseks, noh, ma kutsun seda vahest nagu nihilistlikuks ettevõtlusõppeks. Mind ausalt öelda ajab vahest isegi nagu naerma see, et kuidas nüüd nagu kõik on nagu startup ja kõik on nüüd ettevõtlus ja nüüd jooksime võidu, kes nüüd teeb rohkem ettevõtteid ja elame sellises nagu täielis nagu noh, illusioonis, vabandust. Et ma ei kutsu mingil juhul ka humanitaare nagu ütleme muutuma ettevõtjaks, aga mu küsimus natuke provotseerivalt on see, et keda te saate aidata, kelle probleeme te saate lahendada, kelle probleemide lahendused te saate osaleda, kasutades neid mõttemudeleid, seda nagu oskust, mis te olete nagu hankinud. Siit nüüd ma tahan kohe Andrese kommentaari, aga mul on selline mõte või ütleme siis see, kus me mingi hetk jõudsime ka Aiaga, et ka just selle humanitaarvaldkonna sees, et selle ettevõtjaks olemine, see startup-induse tegemine, mis on noh, tõesti kohati nagu farsimõõtmetes, eks ju, ja isegi sama see ettevõtlik olemine, et see ei kõneta, et siis me tõime selle mõiste välja, et me tegelikult vajame tegusaid humanitaare, ehk inimesed, kes oma valdkonna süvatundjatena siis oskavad õigel hetkel sekkuda, märgata ja aidata siis defineerida kas probleeme või tuua siis oma kogemuste pagasist sellest iidvanast välja siis kogemusi ja näiteid. Et kui ma kuulan seda mõtet praegu, et meil siis Indrek väga ilusti välja tõi, et meil on mõnes mõttes see nokk ja saba korraga kinni variant, kus ühesõnaga ühiskond ei oska defineerida siis oma ootusi ja akadeemia ei oska defineerida oma tegevust, et see tegelikult on, see kõlab päris jubedalt, sest et ühiskonna justkui see kihtse, mis me oleme kinni maksnud ja ütleme siis raske rahaga ostnud, on need targad inimesed ja need süvenejad, et me nagu ühiskonnas tervikuna ei ole kriitilist massi, kes suudaks siis nagu kommunikeerida piisavalt, et leida siis need ootused ja teisalt siis see akadeemia ise noh, suutmata ühiskonnas seda teha, ei suuda oma sees siis ka nagu tegevustele põhjendust leida, et see on jube, eks ju, aga samas minu enda nagu vaade sellele on siis selline, et see kõik taandub indiviidile, üksikule loovale inimesele, süvenejale, teadjale, mõtestajale ja kus neid ikka otsida kui humanitaariast. Ja siis ma nüüd küsiski Andres sinult kui siis mõtteajaloolaselt, jah, et see, ma ikkagi kasutan seda, et see on nüüd, me surume sind, sest meil on sellist valdkonna spetsialisti ilmselgelt vaja, et kui me vaatame nagu läbi pika aja, siis see tegelikult see on, ma arvan, igipõline probleem, eks ju, et kuidas üks riik võiks toimida, kuidas üks ühiskond võiks toimida ja olgem ausad, noh, sinna juurde siis lihtsad asjad, et kuidas vältida sõda, eks ju, ja siis elada nagu õnnist ja ilusat elu põlvest põlve. Et kui sa vaatad nüüd sellise humanitaaria pilguga pikemalt ja laiemalt, et kas humanitaaril võiks olla, ühel humanitaaril võiks olla võimalus sekkuda siis sellesse innovatsiooniprotsessi ja kuidas see võiks välja näha? Lihtne küsimus. Jaa, täpselt väga lihtne küsimus. Ei, jumalest muidugi, see noh, kuidas humanitaarteadused võiks sekkuda, noh, ma arvan, et ei ole meil vähemalt alates 17. või 18. sajandist ühtegi suurt mõtlet, kes selle küsimusega kuidagi ei tegeleks, eks. Mis roll peaks olema mingisugustel kirjanikel, mis roll peaks olema kunstnikel, mis roll peaks olema filosoofidel, eks. Ja noh, seal on väga palju erinevaid nagu võimalik, et kes noh, ma ei tea, loob sellise suure, ma ei tea, kui meil on olemas institutsioonid, siis institutsioonid justkui vajavad, ma ei tea, enda taustale sellist vaimu, mis kuidagi mõtestab ja sisustab neid, eks. No see on mingisugune klassikaline 18. sajandi mõte, eks. Aga ma nagu selles suhtes on keeruline, et
sest sellisel viisil, kuidas me oleme defineerinud praegu minu arust innovatsiooni, et noh, et mis roll jääb näiteks, ma vaatan, et siin on nii mõnigi kirjandusteadlane, et mis roll jääb kirjandusteadlastele näiteks, et milline on see probleem, millele kirjandusteadlane saab kuidagi siis, ma ei tea, noh, kirjandusteadlane võib mingitele probleemidele tähelepanu juhtida, aga mida see kirjandusteadlane ikkagi müüa saab näiteks, kui ta tegeleb, uurib Tammsaaret näiteks, et kas on see, ma ei tea, protestantlik tööeetika või mis iganes, et mis seal siis täpselt tulla saab, et jah, oot, Aija, sa tahad kommenteerida seda? Ja päris mitut asja tahaks küll kommenteerida, et võib-olla lihtsalt, mida Andres ise võib-olla ei saa ise niimoodi välja tuua, aga ma tahtsin öelda, et kui ma kuulsin Indrekut rääkimas, siis et millist probleemi ma lahendan ja kuidas ma sellele siis ka otsin nagu ka majanduslikke lahendusi, et selles mõttes Andres on nagu hea näide ja võib-olla seetõttu ma ka temaga tutvusin, et ma märkasin, et tal on kindel siht silmade ees ja ta otsib sellele lahendusi ka nii-öelda siis ka majanduslikke lahendusi. Et see on et tõesti hea näide, kuidas sõnastada oma probleemi ja leida lahendusi. Aga nüüd tulles siis selle juurde, et mida siis saab kirjandusteadlane lahendada või kas ta üldse saab lahendada, et selles mõttes kindlasti ta ei saa niimoodi majanduslikult midagi nagu müüa, et natuke läksin nagu kaduma. Senikaua, kui see mõte koondub, siis ma tahtsin see juba enne vahele hüüda, et kuidagi see jutt tüürib nagu selles suunas, nagu see innovatsioon oleks asi iseeneses, võib-olla et ongi, aga tuleks ikkagi meeles, et kui me räägime humanitaaria teadustest, siis mina näen seda eeskätt nende tähtsus selles, et nad annavad vastuse küsimusele miks. Ja tehnikateadused, loodusteadused pigem annavad vastused küsimusele kuidas. Ja kas nüüd on see siis humanitaarteadlased või humanitaarteadlased või humanitaarsete huvidega inimesed, kas nad kõik peaksid nüüd nii-öelda ütleme siis rakendama selle innovatsioonivankri ette, et see on nagu liiga labane või üheplaaniline nagu lähenemine. Ma pigem tahaksin või arvaksin, et ühiskondliku edenemise tooks kaasa see, kui siis nii-öelda neid innovatiivseid lahendusi, juba olemasolevaid, on need siis tehnoloogilised lahendused või mingisugused teised protsessi innovatsiooni, kes puutuvad, et need humanitaaria valdkonna esindajad aktiivselt kasutaksid. Et uued asjad sünnivad sageli nii-öelda erinevate distsipliinide kokkupuute pinnal, eks ole, et võib-olla on selline ettekujutus, et humanitaarteadlastelt oodatakse mingit panust innovatsiooni, see võib olla põhjendatud, mõnikord nad seda ka suudavad sellise panuse anda, aga ettekujutus, et see puudutab kõiki mingil ühesugusel viisil, kindlasti ei ole kohane. Jah, nüüd ma kommenteerin seda paari asja oota. Et tõesti, et see võib-olla see üks küsimus või miks üldse see probleem või üldse selline teemapüstitus ka nagu minu jaoks on olnud küsimus sellest, eks ju, et võib-olla poliitika kujundamisest, et mure selle pärast, et kuna tõesti eks innovatsioon või ka sõna teadmussiire, sama ettevõtlusõpe, et need on nagu väga olulised märksõnad praegu, eks. Ja kui me ei suuda neid niimoodi sisustada, et seal on mingid valdkonnad nagu kaasas, et siis nagu see hirm sellepärast, et mingid valdkonnad jäävad nagu kõrvale või kuidagi, et see, eks. Aga võib-olla see on nagu pseudoprobleem, on ju. Et nüüd me siin, ja siis teine nüüd küsimus sellest, me siin enne rääkisime kolleegiga just sellest küsimusest, et need lahendused ise või mingisugune tehnoloogiline asi või ka mingi masin on ju võib ju olla ja me võime selle nii-öelda eesmärgiks võtta, aga kui meil ei ole, eks ju, inimesi, kes nagu mida sa just praegu välja tõid, hakkavad seda kasutama teisel moel või on nagu sellega kaasas, et neil on mõtteviis, et siis ei ole just mitte midagi kasu, eks, et
ja siis veel üks moment on siis see vastutuse küsimus, et see teadlase vastutus, et mis mulle tundub nüüd humanitaarina ja paar aastat tagasi oli see vist siin ka ühes vestluses siinsamas teadusalal, mulle tundus, tuli nagu välja, et võib-olla on just humanitaarvaldkonnas või on olnud palju pikalt sellist nii-öelda dekonstruktivismi, eks, et asjade nagu kirjeldamist, lahtivõtmist, aga võib-olla ei ole nii palju seda nagu kokkupanemist, eks ju, et ikkagi rohkem on vaja ja seda olen nagu mina ka tunnetanud, et ma tahaks, et rohkem oleks selliseid nii-öelda kaasmõtlejaid, kes oleks valmis nii-öelda oma sellest teadlase tornist nagu välja tulema, humanitaaridena ka ja endale ebamugavas valdkonnas või teises valdkonnas nagu kaasa rääkima, eks, et see on võib-olla see, mis on olnud minu selline soov, et seda oleks rohkem. Indrek? Siin oli mitu mõtet, mis praegu pani lokkama, aga ma kõigepealt kommenteeriks, mis Aija just ütles ja see kuidagi tuleb meelde Mart Ustavi legendaarsed kriitikad, nagu öeldakse, et meil on liiga palju kirjeldavat teadust ja liiga vähe seletavat teadust. Ja ma tegelikult natuke provotseerin ja ütlen ka, et miks humanitaarid peavad alati olema ainult kirjeldavad, et miks ei või olla nagu mõtestavad või seletavad. Et võib-olla selline nagu küsimus, aga veel korraks selle kirjandusteadlase ja siin ma tean, võime olema nagu öeldakse natuke libedal jääl, aga arvamusfestivalil võib ka libedal jääl libestuda nagu. Et minu jaoks nagu innovatsiooni kontekstis kirjandusteadlane on täpselt sama nagu puhta matemaatika, nagu puhas matemaatik või tuumafüüsik. Et on neid, kes arendavad, nagu öeldakse, oma tööriistu, nagu öeldakse humanisti jaoks, need on mõtlemise tööriistad, teine arendab teisi tööriistu. Aga nüüd on küsimus see, et keegi peab ka neid tööriistu, nagu öeldakse, rakendama, kasutama. Ja kõik ei pea kasutama, mõni võib lihtsalt arendada mingit puuri, mis teeb mingi väga imepeenet, mingi tähtis puuri. Ta ei peagi mõtlema seda, et kas seda kasutatakse hamba puurimiseks või seda kasutatakse tulevase kosmoseraketi mingi osade tegemiseks. Aga me kõik ei saa olla lihtsalt puuride arendajad. Et keegi peab ka mingi puurima. Ja ma natuke arvan, et siin humanitaari kontekstis võib-olla ka see, et võib-olla ma ei tea, kas see dekonstruktivism on just see mõte, aga võib-olla nagu öeldakse sellist, nagu öeldakse, vabatahtlikult võetud passiivsust on liiga palju, et tagasi selle asja juurde, et neid mõtlemise mudeleid ja ma tean, et see võib-olla Eesti kontekstis on natuke poliitiliselt ebakorrekte, aga kui me küsisime siin Tammsaarest ja Tammsaare kirjandusteadlasest, siis tegelikult see tuleb sellesse, et see on identiteedi ehitamise klots. Et kui me läheme täna näiteks ütleme üle lombi Ühendriikidesse, mis ei ole võib-olla nii monokultuurne ja nagu öeldakse, kontekst on täiesti teine, siis väga suur osa, nagu öeldakse, äritegevusest on tegelikult nagu lahenduste võimaluste pakkumine oma identiteedi ehitamiseks. Et me selles mõttes nagu võib-olla ei oska seda vaadata ja nagu isegi selline termin, nagu öeldakse, meaning management, see on äris üks, üks suuremaid trende olnud, ütleme viimased 20 aastat. Ja kes, kui mitte humanitaarid on tegelikult selle meaning managementiga tegelenud, mitte vist 1800, aga nagu vist isegi pikemalt. Et selles mõttes nagu minu küsimus on just see, et ma näen potentsiaali humanitaaria valdkonnal nagu rakendada neid oma nagu mõtlemise tööriistu, neid oma nagu mõtestamisi ja viimane repliik veel selles, et praegu võib-olla üks suurimaid trende, ütleme äriinnovatsioonis on just nagu nimetamine, naming. Et sa oskad nagu nimetada, defineerida teatud protsesse, sa aitad inimestel nagu mõtestada seda tema ümber. Et kui me vaatame tegelikult, nagu öeldakse, tänapäeva tööstusriikide inimest, siis tema jaoks ei ole ju nälg põhiprobleem. Ei ole ka, nagu öeldakse, külmus või muu. Et need on väga palju tegelikult eksistentsiaalsed nagu küsimused, millega ta tegeleb ja mille peale ta oma nagu ressursse paneb. Et selles mõttes nagu esitan küsimuse tagasi, et kas nende küsimuste lahendamistel siis nagu humanitaaria ei ole rakendust? Sa soovisid ka kommenteerida? Jaa, korraks siin alguses, mis Indrek ütles
tagasi tulles, ühesõnaga nagu minu arust on, kui hakata rääkima, mida filosoofia teeb või siuke klassikaline jaotus on, et meil on kahte moodi, nagu saab filosoofiast mõelda. Et üks asi on see just nimelt selline heegelik lähenemine, et filosoofia võtabki arvesse seda konkreetset mingisugust konteksti ning on alati oma ajastu vili. Ta kirjeldab neid konkreetseid olusid või vähemalt isegi kui ta ei proovi neid kirjeldada, oma lahendusi pakkuda, siis ta on alati oma ajastu kontekstis kinni, eks. Ja teine viis siis sellest samast filosoofiast mõelda on siis nii-öelda Nietzschelik. Just nimelt tegeleda loova kriitikaga. Et küsimus selle järgi, et me küsime mingisuguseid kriitilisi küsimusi, laseme just nimelt põhja mingisuguseid olemasolevaid raamistikke ning selle kaudu loome kuidagi sellist intellektuaalset ruumi juurde. Nüüd mul on nagu üks hästi oluline küsimus, mis minul nagu selle innovatsiooniga ja nüüd mõeldes filosoofiast ja poliitikateooriast nagu tekib, on see, et kust tulevad, ütleme, mingisugused kõige suuremad läbimurded või kust tulevad mingisugused tõelised muutused, mis leiavad aset mingisuguste, ma ei tea, valdkondade sees. Ma ei tea, mis tegelevad mingisuguse probleemiga, siis näiteks heidavad neile valgust, eks. Ja mul on tunne, et need nagu, et see juhtub siis, kui sa annad nagu väga kõrge IQ-ga inimestele nagu suhteliselt vabad käed teha seda, mida nad parasti tahavad teha. Annad neile piisavalt raha, annad neile mingisugused ideaalsed tingimused, aga mul on tunne, et nagu selline näiteks kas või, ma ei tea, rääkida akadeemia rahastamisest või stipendiumite või grantide saamisest, et süsteem, mis meil täna on, et see justkui nagu eeldab justkui seda, et või vähemalt selle sisu tundub mulle olevat selline, et me võtame mingisuguse hulga nagu suhteliselt andekaid inimesed ning laseme neil kuidagi, ma ei tea, projitseerida ära need tulemused, mis nende eeldatavast uurimustööst juba tulevad. Ja see tähendab lihtsalt seda ja siis laseme neil konkureerida oma mingisuguste, ma ei tea, tuttavate sõpradega, laseme neil veel, võtame need hindajad, kes on nende konkurendid, võtame selle arvesse, eks sealt tuleb omakorda mingisugune selline kähplus enda vahel, mis tekitab nagunii sisetülised. Aga mida see tähendab, on justkui see, et kui me laseme kirjutada inimestel, ma ei tea, projekte, mingisuguse stipendiumi taotlusi, mis näevadki ette ära täpselt selle tulemuse ja sa pead väga täpselt näitama, ma ei tea, mul on endal, just stipendiumile kandeerisin, seal peab väga täpselt, et kuigi sa pole veel magistriga alustanud, sa pead näitama ära, mis on su magistritöö tulemus enam-vähem. Mis sa siis saavutad, kuhu sa sellega jõuad täpselt. Ja mul on tunne, et kui me tahame rääkida mingisugustest tõelistest sellistest läbimurretest, olgu need siis, ma ei tea, filosoofias või füüsikas, siis ongi seda, meil on vaja sellist, ma ei tea, nagu tarku inimesi, kellele on antud suhteliselt vabad käed lihtsalt tegutseda ja oma asju teha. Et mul on tunne, et natuke seesama süsteem, kuidas me rahastame, kuidas me need võimalused inimestele loome, et see ise hoiab tagasi seda siis nii-öelda innovatsiooni humanitaarteadustes näiteks. Ma omalt poolt lisan, et mingi hetk vaadates ka ja arutades selle üle, et miks Eesti humanitaarteadustes ütleme rahvusvahelisi individuaalgrante nii palju ei tule, siis mina kõrvaltvajatan avastasin sellise erisuse, et kui võrrelda Eesti teadusgrante rahvusvaheliste individuaalgrantidega, siis nad suuresti erinevad ühe pisikese asja poolest. Mõlemal on see sisu, mis kõik teha tahaks ja sama, et ma tahan puuri välja mõelda, eks ju, jah. Aga rahvusvahelistel grantidel on see implementation and impact selle juures, ehk siis me näitame, et ühesõnaga, kuidas me seda kommunikeerin, eks ju, kuidas see jõuab asjade, kus jõuab kasutusse, mis efektiivsus sellel on, kõik see pool. Aga ma nüüd tahtsin siit hüpata ühe olulise märksõna juurde, milleks on see teadmussiire. Ja ma toon ühe näite, et kui me siin sattusime täitsa juhuslikult siis ühe Taiwani konverentsi, rahvusvahelise konverentsi keerisesse, kus juhuslikult meie siinsed mõtted me avastasime, et sellel on nagu globaalne küsimus ja mõõde ja proovides aru saada, et miks meie mõttepüstitused neid seda suhteliselt tehnilist konverentsi kõnetas, siis põhjus oli hästi lihtne, et seal on siis tekkinud probleem, kus ülikõrgelt arenenud ja ülipeeneid tehnilisi innovatsioone justkui on tehtud, see innovatsioon justkui on tehtud, on olemas tohutult palju igasuguseid vidinaid, tehnoloogiaid ja asju, aga üllatus, nad ei leia rakendust, ehk inimesed ei hakka neid kasutama ja siis Aasias on välja mõeldud, et meie probleem on seal kohas, et me oleme tormanud ette niinimetatud tehniliste arenduste tegemisega, aga me oleme jätnud selle sama probleemi ja vajaduse mõõtme kõrvale ja siis probleemi ja vajaduse mõõtme siis nagu mõtestamiseks on nüüd siis selle humanitaarteaduste ja humanitaarteaduse selle pika kogemuse ja tarkuse sissetoomine
ja selle niinimetatud siis selle mõtestamisoskuse, ajaloolise kogemuse ja tegelikult ka kommunikatsioonioskuse sissetoomine. Ja nüüd meil on siis nagu tendentsid ja nüüd ma küsin nagu kitsamalt ja suunavalt, et meil on üks tendents, mis on tulemas, et peaaegu nagu ma olen aru saanud, siis kohustuslikult siis suurtesse tehnilise innovatsiooni projektidesse tuleb kaasata humanitaarteadlasi. See on vist seotud mingite rahastustega, mis on tulemas, mis minu jaoks on ülimalt kummastav, ja mõtlesin, et see on sama nõue nagu, et kuskilt maalt peab olema nii palju koefitsiendiga sellisest rassist ja nii palju sellisest soost, et justkui humanitaarteadlane on siis see abivajav asi, keda siis sunnitakse kaasa minema. Aga teisalt on mul teine aspekt on küsimus see, et minu isiklik kogemus ka ütleme TTÜs, et ma olin väga üllatunud, et kui mind õpetatakse inseneriks, kes võib saada väga suure vastutuse, vahet pole, kas ma siis otsustan ehituskonstruktsioonide üle või ma otsustan kas tuumajaam või tuulik või ma otsustan nagu siis toiduaine keemia üle, et siis kogu õppemahus oli 2 ainet, mis puudutasid esteetikat ja eetikat, üks oli filosoofia, ülivähe, ja teine oli insenerieetika. Üks oli siis selline, kus piisas esitada ühel korral Kierkegaardist keskkooli ajal tehtud referaat ja teine oli siis see, kus 200-pealises loengus kuulata mõned kohustuslikud loengud ja siis teha üks lihtne test. Et äkki on üks lahendus ikkagi integreerida palju jõulisemalt seda individuaalset arendust ja mõtlemisoskust ja mõtestamisoskust ehk siis humanitaaroskusi tehnoloogiaõppesse ja vastupidi siis teiselt poolt, et tekiks see kommunikatsioon. Ehk siis mida ma näen on see, et mitte et iga insener peab oskama filosofeerida, vaid insener oskaks küsida teatud puhkudel abi ehk omandada baasteadmise elementaarsest terminoloogiast, mõistetest, ajaloost ja võimalustest, kitsaskohtadest, mitte olla ainult tänapäeva eufoorilises nagu laines. Ja vastupidi siis humanitaarhariduses on see puudujääk, et seal näidata seda süsteemsust nagu tehnilist lahendust ja nagu inimest seda kommunikeerimisoskust ja teistpoodi siis luua eeldused, et osataks kommunikeerida ja ka termineid tuntakse tehnoloogilise poole pealt. Ehk siis Aasia pool sellega justkui tegeldakse, et kas see võiks olla lahendus versus sellele, et me kohustuslikult sunnime siis laboriinsenere kaasama kirjandusteadlasi. Ja siin on nüüd täpselt niimoodi, et nüüd, kes nüüd esimesena tahab kohe lajatada? Ma ei tea, kas lajatada kohe, aga ütleme, et ju see nii-öelda kvoodipõhine lähenemine, kui seda nii võib kirjeldada, eks ole, et rahastaja ettekirjutus näha ette siis mingites projektides, nende ülesannete lahendamisel, humanitaarteadlaste kaasamine on ikkagi kantud mingist arusaamisest, et see võiks olla kasulik. Ja kui talle külge riputada selline silt, et seda tuleb teha sellepärast, et mingid humanitaarteadlase aidata, see on ka üks võimalus asja näha. Aga ma ei näe seda niimoodi. Ma arvan, et see on läbimõeldud otsus, äratundmine, et selline nende distsipliinide esindajate nii-öelda asjatundjate kaasamine võimaldab suurema tõenäosusega saavutada paremaid tulemusi. Ja see, mis puudutab nüüd kriitikat mingite programmide osas, et alati see ju nagu läheb hinge, eks ole, tunned ennast kuidagi puudutatuna. Aga ma ütleks niimoodi, et kõik, kes tahavad kuidagi olla ülikoolides osalised ja aidata kaasa õppeprogrammide sisu või kvaliteedi parandamisele, et need on lahkesti oodatud ülikooli ja programmi nõukojad on nii-öelda püütud leida selle valdkonna parimad asjatundjad, kes nii-öelda tegelikult selle haridusliku tellimuse sõnastaksid. Et kui, ja ma võin kinnitada, et nii palju, kui mul on kokkupuudet, eks ole, et seal on väga tõsised vaidlused, ja mis on eriti iseloomulik, kuna kõik on mingil kombel selle asjaga kokku puutunud, lähtuvad oma hariduskogemusest. Ma olen nii-öelda peaaegu et kurguni täis seda, et kui mina õppisin, sain ma mis iganes, mõõtmestamist, tolereerimist 16 nädalat, eks ole, miks nüüd on ainult 4 nädalat. Et ma ei taha nüüd naeruvääristada seda kriitikat, aga ma lihtsalt ütlen, et sellel on oma mehhanism, eks ole, et seda ei saa lihtsalt sellise programmide sisu pannakse üsna hoolika mõõtmise ja nii-öelda selle kaalumisega paika. Ja kui on piisavalt inimesi, kes arvavad, et tegelikult see haridussisu peaks nihkuma mingis suunas, siis ta ka nihkub. Et kui on see puudutas nüüd seda kriitikat, et seda mõtestamise osa liiga vähe. Aga ütleme, kui vaadata seda küsimust, et kas
insener-tehniliste lahenduste nagu tõhusamaks, siis just selles nagu teadmussiirdeks on vaja nagu täiendavaid neid kommunikatsiooni ja nagu ühiskonna tajumise oskusi, et kas see on aktuaalne või ma arvan, et see on aktuaalne, et see on täiesti põhjendatud, aga see on just nimelt nii teadlaste, teadusjuhtide teadmiste ja oskamiste ka seotud küsimus. Et meil on endast ekslik pilt, me kujutame ette, et me tunneme ja teame mingit valdkonda ja tegelikult kui me nagu püüame seda objektiviseerida, selgub, et meie teadmised on üsna hõredad ja õhukesed, eks ole. Siin ma ütleks, et eestlased tüüpiline on see, et me kujutame ette, et me oleme rahvusvaheliselt maru hästi seotud, eks ole. Aga kui hakata nagu püüad seda kuidagi kvantifitseerida, näita mulle oma telefoni, palju sul seal välismaalaste numbrid sees on, kellele sa võid õhtu kell 8 helistada mingi küsimusega. Mõnel on 2 numbrit ja mõnel on 3 ja mõni, kes on kauem välismaal, seal on võib-olla 100, eks ole. Aga ikkagi, et siin ma selle jutuga tahan öelda, et me peame olema piisavalt ka enesekriitilised. Ja tõepoolest, et innovatsiooni puudutavalt on tegu mingi asjaga, mida on vaja õppida ja osata paremini, kui me seda täna oskame ja teame. Ja võib-olla leida need, kes oskavad meid kõige paremal viisil õpetada. Ja nüüd ma paluks Indreku kommentaari ja küsimust kõrvaltvaatajana, et kas Eesti teadusjuhtidel ja asjadel on piisavalt lai ja silmaringi, et hoida siis ütleme tulevikku vaatav siis nii inseneride kui humanitaaride haridus vajalikul tasemel ja need mahud loogilised, Ma arvan, et tegelikult viimasel ajal on toimunud ikkagi märgatav muutus parema poole. Ja ma räägin nüüd viimasest aastast või ütleme viimase 5 aasta jooksul. Aga ma arvan, et seda asja me ei saa nagu suunata ainult ühele suunale, et nagu öeldakse nagu see, et kas majandus vajaks rohkem humanitaare, kas majandus vajaks rohkem inimesi, kes mõistab inimest veidi võib-olla nagu teaduslikumate meetoditega, kui lihtsalt nagu öeldakse nagu õlleklaasi ääres juttu rääkides. Et me vajame mõlema, et siin veel korraks see repliik selle programmi suhtes, et nende kvootide, et ma olen ka nagu teatud määral suhteliselt reserveeritud selliste automaatsete kvootide järgi, aga ma arvan, et nad mingil hetkel on nagu vajalikud ja aitavad. Aga teine küsimus on ka see, et võib-olla ka mingil hetkel humanitaarid peavad nagu võtma selle agressiivselt telefonikõnet ootava rolli asemel sellise teise. Et võib nagu agressiivselt oodata seda kõnet, millal tuleb kutse, aga äkki tuleb nagu jalad kõhu alt välja öelda ja mitte hakata mingit triviaalset nihilistlikku äri tegema, vaid nagu mõtleme seda jaoks, et mis on need maailma probleemid, mille lahendamisel ma suudan nagu osaleda ja siis kes sellega tegelevad. Et ma arvan, et me suhteliselt vähe räägime võrgustiku kapitalist ja ma võib-olla nagu rõhutaksin, et eriti võib-olla nagu humanitaarvaldkonnas peaks rohkem tähelepanu pöörama selle võrgustiku kapitalile, et see on lihtne öelda, raske saavutada, eriti kui sa oled noor inimene, noor üliõpilane, kõik on huvitavatest kontaktidest, aga mida teha selleks, et nagu humanitaarvaldkonna lõpetajad tuleksid ka oma piisava selle võrgustiku kapitali algega, mille peale saaks alata nagu öeldakse mingi ehitused, et siin tulevad teatud sellised strukturaalsed tegevuslikud momendid ja muud ja loodame, et selles asjas nagu liigume edasi. Et vastan, et kindlasti on nagu palju tehtud, aga pikk maa on veel edasi minna. Ja, et ma võib-olla ka tingimata ei naeruvääristaks seda kvoodi küsimust ja see ei ole ainult humanitaar, vaid see on humanitaar ja sotsiaalteadlased. Aga et kuidagi peab seda nagu tagant lükkama, et muidugi oleks oluline, et see ei ole ainult selline nagu linnukese täide. Et ma olen näinud selliseid kohtumisi, kus tõesti siis pigem nagu nooremad siis post-doki faasis, eks ju, teadlased püüavad tõesti võrgustuda selliselt, et ma olen siit ja ma otsin seda, eks ju, ja olen sellistel kohtumistel osalenud ja ma arvan, et need on väga hea, et see on üks toimiv viis
ja online pakub selleks nagu lihtsamaid vahendeid, et kuidas siiski ikkagi tuua erinevaid teadlasi omavahel kokku, et aga jah, et kõigepealt peab see julgus selleks olema, et seda teha, noh, et minna, eks ju, teise valdkonna teadlastega koos, eks ju, mõnda uurimisprojekti, aga ma arvan, et seda tuleb ikkagi ka jõuga nagu tagant lükata, et ega muidu ei lähe. Et kas võiks olla ehk abi teatud mehhanismide loomisest, mis ütleme soodustaks siis eri valdkondade ja just eriti nagu äärmuslikult erinevate valdkondade üliõpilaste ja ütleme, noh eriti ütleme doktorantuuri astmes nende kokkupuut, et mina näen, et kui tahta saada mõnel tipptasemel nagu humanitaargrandile rahvusvahelisele ligi, siis tõenäoliselt võiks nagu ülipalju abi olla sellest, kui seal oleks nagu inseneritehniline nagu tugi juures, et oletame isegi, ma ei tea, pakun praegu kirjandusteadus, millegi võrdlemine, kus on digitaliseerimise osa juures ja mul on nagu tipptasemel kompetents nagu siis nagu analüütika ja sellise nagu inseneritehnilise lahendusena pundis. Et ütleme, et kas see võiks olla mõeldav ja huvitav, kuidas seda võtaks vastu, et kas seda oleks võimalik, et seda võtab see IT pool vastu, et see on ka põnev, et tõenäoliselt ikka on sellised inimesed olemas. Ikka on, sellised asju ikka on, jah. Et peaks ju, kui justkui oleks vaja sellist esimest edulugu, kus saaks näidata seda sümbioosi ja siis võib-olla see oleks suur samm edasi. Nüüd ma kasutaks juhust, et me oleme varajalt tund ja veerand siin rääkinud, et kas publikul on kellegil küsimust või kommentaari senise arutelu üle? Jah, kohe tuleb mikrofon. No väga kena. Tähendab, jahmatav on see, et Tehnikaülikoolis, võib-olla ma sain valesti aru, on õppe ja teadustöö suhe, mis ta oli 1:8 siis või kuidas see oli? See on tegelikult jahmatav. Selles mõttes, et oli liike ja... Ei, oot, ilmselt te saite selles mõttes valesti aru, et minu kommentaar puudutas seda, et kui on püütud hinnata seda, millist kasu ülikoolide tegevus ühiskonnale annab. On püütud mõõta seda kasu ja see kasu tuleb mitmest asjast. Ülikool õpetab mingid inimesed targemaks, nad oskavad teha targemat tööd ja seeläbi loovad suuremat väärtust ühiskonnas. Ja teistpidi ülikoolis olevad teadlased tegelevad teadus-arendustegevuse projektidega, aitavad, loovad uut teadmist, aga ettevõtete või organisatsioonide tellimusel lahendavad ka mingeid olulisi probleeme. Ja kui nüüd püüame hinnata, et mis on nagu, mis proportsioonis need kasud nagu on, siis sealt tuleb välja, et läbi nende targemate inimeste luuakse kordades suuremat kasu kui konkreetsete teadus-arendustegevuslike projektidega. See oli see minu väide. Ja aitäh selgituse eest. Aga muidugi tegelikult ega ma ei ütleks seda kriitilises võtmes, sellepärast, et ülikooli esmane ülesanne ongi ja oleme ausad, vähemalt pooled õppejõud lihtsalt korjavad neid mingisuguseid kirjanduse peavad midagi avaldama, et oleksid nagu õppejõu kõlbelised, aga tegelikult õppe osa tähtsust on kolossaalne. Ta ju tegelikult annab kogu ühiskonnale uue taseme. Tähendab, võtame siis lasteaia tase, põhikool, keskkool, ülikool, need on ikkagi täielikult arusaadavad tasemed, mida üks või teine ühel või teisel tasemel inimene on võimeline teostama. Aga teadus on muidugi tegelikult midagi muud. Teadus on, üks on ikkagi teadmise loomine ja teine on uue teadmise loomine. Nii et neid päris kokku ühte patta ei saa panna ja ka praktikas mina saan aru, et väga paljud õppejõud praktiliselt tegelevadki ainult õppetööga.
No, jah, see on päris õige tähelepanek, et Eestis tegelikult tundub olevat teatavas mõttes struktuurne probleem või sellele on tähelepanu juhitud, sellest on ka aru saadud ja struktuurne probleem seisneb selles. Ja ma meenutan siin peaministri esinemist Riigikogu ees. Peaminister regulaarselt annab üle siis teadus-arendustegevuse innovatsiooni olukorrast igal aastal üks kord Riigikogu ees ja tegelikult refereeris ta teadus-arendustegevuse innovatsioonistrateegia nii-öelda täitmist ja tuleb välja, et üks asi, milles me oleme väga head, on teadusartiklite avaldamine. See on kulbi ja kapaga täis. Ja kõik teised asjad, mis teadus-arendustegevuse innovatsioonisüsteemi edenemist mõõdavad, ei ole nii hästi. Nii et selles mõttes on kriitika täiesti kohane. Sellest, miks see nii on, selle üle võib ka veel eraldi arutada, aga see vist ei mahu tänase selle paneelarutelu formaati. Aga ma väidan, et sellest on ka aru saadud ja mingid nihked on toimumas. Aitäh, jah. Aga ma teeks veel teise märkuse, mis on, et minu meelest see küsimuse püstitus ei ole päris õige. Siin samal ajal te vastasite ka sellele. Tähendab, ega praegusel ajal kuidagi lahutada tehnilist ja ütleme humanitaarpoolt või ükskõik kuidas, mis on matemaatika, mis ta on siis tehnika või on ta, eks ole, kunagi oli ta loodusteadus, nüüd on ta praegu ilma matemaatikata ei ole enam mitte midagi, eks ole. Ja et tegelikult see uued tulemused saavutatakse ikkagi sümboosis. Erinevate teadusvaldkondade, erinevate teadmiste. Võtame väga lihtsalt. Kunagi oli meil keemia, bioloogia, praegu on, eks ole, keemiline bioloogia, bioloogiline keemia ja nii edasi, eks ole. Nii et siit on ka vastus, et seda innovatsiooni tehnilist ja humanitaarpoolt lahutada tegelikult ei ole õige minu arvust. Siit tegelikult üks oluline asi veel välja tuua, et me peame tõenäoliselt vaatama ikkagi eraldi, et kui me räägime humanitaariast, eks ju, et see on täiesti eraldiseisev asi humanitaarteadustega tegelevatest organisatsioonidest ja täiesti eraldi teema on siis see humanitaar, kui see pühendunud, süvenenud oskaja, eks ju, jah. Ja nüüd on küsimus, kui palju suudab siis need loodud institutsioonid, mis tihtilugu on riiklikud, ja või mingi kitsamate funktsioonidega siis toetada seda individuaalse talendi kujunemist, jah. Ja sama tõenäoliselt on selle inseneri valdkonnaga, et me võime, ütleme ongi, et sul on 10 000 inimest selleks, jah. Et siis tegelikult me ju töötame selle nimel, et selle õppe käigus tekiksid need üksikud talendid, kes siis enda ümber koondavad töögrupid ja ideaalis siis veel sellised siis valdkondade ülesed töögrupid, kus tekiks siis see innovatsioon ja ideaalis siis sealt organisatsiooni tasandilt ka siis see teadmussiire, aga kuulge, ega igast usuteaduse üliõpilast ei saa piiskopi, et samamoodi ei saa ka igast ülikooli inseneriks õppinud inimesest oma valdkonna nii-öelda tippu, et tipp ongi sellepärast tipp, et ta on kitsas. Ja muidugi see pürgimus selles suunas on, seda tuleb toetada, aga meil kipub levima selline arusaamine, et kõigil on võrdne õigus, et hea, kui on see võrdne võimalus, aga seegi oleks silmakirjalik väita, et kõigil on võrdne võimalus, et ma juhtusin siin paar päeva tagasi lugema ühte kaasaja filosoofi Brecht, Saksamaal üsna loetud tuntud mees, eesti keelde on teda ka tõlgitud ja ta väga ilusti juhib tähelepanu sellele, et ei ole mõtet kõnelda võrdsetest võimalustest, kui Saksamaa suguses riigis igal aastal päritakse 30 miljardit eurot. Päritakse 30 miljardit eurot. Ma ei tea, kui palju Eestis päritakse ja kui palju Ameerika Ühendriikides päritakse, aga see korraks see mõte, kui me
sellest, kui Indrek siin nimetas filantroppiat ja ütleme siis seda ütleme, kui seni kasutamata võimalus, siis ma ütleks, siin on ikkagi mingisugused objektiivsed nii-öelda asjaolud ka, mis mõnes riigis võib-olla seda filantroppiast saadud ütleme tulu ütleme, toetavad, et sellised keskkond on selline, kapitali akumulatsioon mõnes riigis on saanud toimida ma ei tea, 150 aastat, teises riigis, eks ole, kui mitu aastat? Nüüd tuleme väga intrigeerivale, üks vaherepliik lihtsalt, huvitav asi, mida mõõdetakse, on see, et kui palju, ütleme, megarikkad ehk siis nimetada miljardärid annetavad oma alma materile. Ja viitamata nüüd, ütleme, viimase Eesti uudistes olnud, ütleme, IPOD, ehk kas siis nagu öeldakse näiteks Wise'i nagu öeldakse, nagu asutajad nagu ütleme, annetavad järgmise 3 aasta jooksul või mitte, see on tegelikult tõe hetk. No jah, intrigeeriv, aga kes tänast Postimest luges, nägis, et Kanada-Eesti maja uue hoone ehituseks oli lisaks vana müügis saadud tulule soov korjata $10 miljonit ja Kanada välis-Eesti kogukonnas leidus 4 inimest, kes lahkesti olid valmis $1 miljoni toetama. Et ma väidan, et keskkonnal on oma tähtsus. Me võtame nüüd moderaatorilt kohe puldi ära, aga ma ei saa seda olla ütlemata, et üks asi, mida tasub võrrelda, on see, et palju annetatakse spordile, kultuurile ja teadusele. Ja mul ei ole teile esitada ka täpseid graafikuid, aga ma võin teile öelda, et Eestis tegelikult nagu annetatakse teadusele oluliselt vähem, mis tahes proportsioonides, spordile, kultuurile rohkem. Et ma ei ole kade, aga lihtsalt nagu öeldakse, see on mõtlemise koht. Et see toodud pärimise summa mõõdikuna on põnev, aga tegelikult ütleme, kui ma mõtlen, mida ta võiks peegeldada laiemalt peale siis akumuleerunud jõukus, on tegelikult ka siis akumuleerunud nagu kultuuripärandi, sest see tähendab seda, et on oskus varasid säilitada, arendada ja hoida ja edasi kanda. Et see on võib-olla see koht ka, kus me peame peeglisse vaatama, et noor riik ja terve hulk asju on veel nagu pillapalla laiali ja võib-olla on mõnda asja on võimalik ka Saksamaalt õppida, võib-olla mõnda asja on lihtsam Soomest õppida. Et kui me nüüd võtame nüüd oma juttu siin kokku ja kui me nüüd küsimegi seda küsimust, et humanitaaria ja innovatsioon, et siis mis me nüüd siis teeme? Et kuidas me saame kaasatud kas humanitaarid või humanitaaria innovatsiooniprotsessi ja vastupidi, kuidas me saame nagu selgemaks ja tõhusamaks oma innovatsiooniprotsessid kaasates sinna humanitaariat laiemat või konkreetseid humanitaare. Et ma ootaks kõigilt teilt siis sellist lõpukommentaari, et kas... Lubad, ma teen algust, selle võrra on asi lihtsam, et väga pikalt ei räägi, mul on kaks mõtet, et esiteks ma väga ei usu tõlkimisse, võib-olla see tõlkimine ei olnud ka selle tänase nii-öelda paneelarutelu nii-öelda pealkirjana nagu täpselt nii mõeldud, aga et kasu tooksid mingid vahemehed, kes tõlgiksid siis humanitaaridele midagi innovatsioonist ja innovaatoritele midagi humanitaarest, et sellesse ma ei usu. Ma pigem usun, et kasu oleks õppimisest ja sellisest sihipärasest suunatud tegevusest. Ja sellele aitab kaasa organisatsioonide avatus. Ja kui et mida see avatus täpselt tähendab seda, et saab tulla uusi inimesi uute mõtetega, et see kipub olema, ütleme siis akadeemilise maailma selline üks kitsaskoht, eks ole, et kuivõrd me tegelikult tahame näha neid uusi inimesi ja oleme valmis neid tegelikult aktsepteerima, neid mõtteid nagu kas omaks võtma või vähemalt neid kuulama ja mitte lihtsalt või mitte valmis vastu võtma, vaid tegelikult võib-olla ka tegema pakkumisi, iseennast avama, meelitama neid inimesi enda juurde. Et me oleme liiga suletud, on minu üks väide, et püüame ennast rohkem avada. Kuidas TalTech seda teha saab? TalTech on seda tegelikult teinud päris edukalt. Esiteks kõik, vastates hästi konkreetselt, kui me värbame professorit, siis me tegelikult tegeleme sihtotsinguga.
ei hõika lihtsalt, ei pane posti peale kuulutust, et ühte sellist professorit on vaja, vaid tegelikult püüame ise endale selgeks teha, kes on selle valdkonna tegijad, kuidas me nendele, kellele me suudame sellise pakkumise teha, et ta meile tuleks. Konkreetne asi. Ja sellest kõneleb ka tegelikult nii-öelda konkursside populaarsus. Korralikku palka tuleb inimestele maksta ja tegelikult siis ka otsida parimaid inimesi uute ideedega. Jah, et Andres, kuidas sina siis kommenteerid siis innovatsiooni ja siis humanitaaria seda rolli ja lähendamist? Ma olen Hindrekuga täiesti nõus selle tõlkimise koha pealt, et minu arust ka, et kui me hakkame ikkagi humanitaariat konkreetselt tõlkima, näiteks ma ei tea, siis konkreetselt näiteks innovatsiooniks siin me jõuame ka asjadele, näiteks nagu on efektiivne altruism, mis on minu jaoks filosoofiliselt tõesti vastuvõetamatu, eks, mingisugused utilitaristlikud käsitlused selleks, et majandussüsteem võiks toimida, eks. Aga ma ei tea, mul on kõige nagu alati, kui tudeng kirjutab esseed, siis alati asi, mis saad öelda, alati vist nagu õppejõu juurest läbi läheb, on see, et harime inimesi. Räägime inimestele nendest probleemidest, mis meil on. Teeme teadlikuks nad sellest, et me peame aru saama, et kui me loome mingisuguse tehnoloogia, siis humanitaar on see, kes seletab selle lahti, mida see ikkagi tähendab või miks me sellise tehnoloogia ikkagi oleme löönud ja nii. Kas sina oled valmis looma TalTechi juurde insenerieetika sõprade klubi, mis võtab sealt 10 000 kokku kõik 50 huvitunut ja igakuiselt võtab ja loeb ja õpib koos? Kui ma elaksin Tallinnas, siis hea meelega. Väga hea. Lubadus, aga suu maitab ka. Jah, täpselt, aga mis ma tahtsin veel öelda? Mul läks nüüd meelest mõte katki läks, aga äkki tuleb meelde veel, ma annan korra sõna edasi, mul oli mingid asjad veel, ma tahtsin rääkida. Aga. Nii et Aija, aga sinu poolt siis, et kui me nüüd mõtleme, et siis humanitaarias innovatsiooni mõistet sisse tuua või siis humanitaaride oskuste teadmiste kaasamine innovatsiooniprotsessidesse, et siis sinu kommentaarid. Jah, et ma pigem arvan ka, et siin et päris vahemehi just võib-olla selles mõttes vaja ei ole, aga et see teadusarendus nii-öelda peab olema seal vahel hea, eks ju, et need inimesed, kes seda ülikooli sees näiteks suudavad hallata mõlemas suunas infot. Aga jah, et mina võtan siit kaasa küll sellise nagu, et vajaduse selle järele, et ütleme siis insenerid ja kirjandusteadlased piltlikult praegu siin saaksid, tuleks neid ruume, kus nad saavad koos nagu ikkagi midagi teha, eks. Et see on võib-olla üks selline nagu oluline ja selles suunas ka rohkem rääkida näiteks TalTechi inimestega, et võtke meid ikkagi ka punti. Ja teistpidi just nimelt see teadmine, et küsimus ei ole selles nii-öelda konkreetses tootes või müümises, vaid et see majanduslik mõju on nagu üks osa, et see uuel moel asjade nägemine on palju avaram kui see. Ma palungi Indrekul siis meie 1,5-tunnine vestlus kokku võtta, et mis me nüüd siis teeme, et kuidas me toome innovatsiooni humanitaariasse ja teeme selle nagu loomulikuks osaks ja vastupidi, et kas meil on siis teistpidi lootust. Ja kas ma selleks olen valmis, aga ma võiks oma kokkuvõtvad mõtted esitada nii, et ma kutsun üles humanitaarteadlasi märkama, et järjest suurem osa globaalsest innovatsioonist sisaldab väga suurt humanitaarteaduste komponenti. Teisena ma kutsun nagu humanitaarteadlased küsima enda käest, et mis probleeme, mis võimalusi, mida ma suudan lahendada või osaleda lahendamises. Teiste sõnadega, kuidas oma nagu öeldakse, mõttemudeleid, inimeste oskust, inimestest tundmise oskust, kõike seda nagu öeldakse nagu rakendada ja leidma selle enda jaoks küsimusi, mida sa tahad tegelikult adresseerida. Tulema tegelikult natukene võib-olla nagu sellisest akadeemilise kapi tagant välja, mitte ainult rääkima sellest omast võib-olla nagu ütleme spetsiifilisest tehnilisest oskusest, mis on siis humanitaarteaduslik,
aga vaatama nagu maailmas ringi ja leidma neid, kelle jaoks nende probleemide lahendamine on sama oluline. Et selles mõttes, nagu öeldakse, nagu aktiivsem suhtlemine on nende võimaluste leidmise esimene samm. Et ma arvan, et humanitaarteaduse ja innovatsioonil on nagu siin eelnevalt juba mitu korda kõlanud, need on niivõrd läbi põimunud, ma arvan, et me ei märka neid sidususi. Ja see, mis puudutab, ütleme, nooremat põlvkonda, üliõpilasi, võib-olla isegi kuni kuhugi postdocini välja, et nad vajavad natuke ka öeldakse struktuurset abi, et ülikoolid võivad nagu mõelda, et millisel viisil neid asju nagu korraldada, et kuidas aidata neid noori inimesi leidma neid, nagu öeldakse, kooslusi, kogukondi ja teemasid. Aga nagu öeldakse, omast akadeemilisest distsipliinist välja nii lokaalsete kui ka globaalsete probleemide lahendamiseni. Okei, ma teen ka siis ühe pakkumise konkreetse, mida me võime teha. Ma ei tea, vaatame, mis juhtub. Näiteks, ma ei tea, asendame gümnaasiumi programmi Eestis filosoofia bakalaureuse programmiga ja mõtlen seda päris tõsiselt. Kui me tegeleme filosoofiaga, siis me võime rääkida teadusfilosoofiast, me võime rääkida konkreetsest kirjandusteooriast, me võime rääkida poliitikateooriast, filosoofias on, võime rääkida matemaatika asendab predikaat ja modaalloogika, mis on, ongi tänapäeva analüütilise filosoofia kesked teemad, eks. Keeled ja kas see tooks kaasa mingisuguse muutuse, lihtsalt ad hoc selline mõte õhku visata. Aga mul on tunne nagu, et ikkagi see küsimus jääb, et miks me tahame siis humanitaariat ja humanitaariat ja innovatsiooni nagu ühendada. Et kas on see küsimus, et humanitaaridel ei ole raha ja et meil ei ole võimalik nende projekte asju rahastada, mida nad tahavad ellu viia. Ja siin, kui see on see küsimus, siis siin on ju ma ei tea, noore inimesena võiks siis öelda, et globaalsele 1% varamaks ja vaatame, kuidas me lihtsalt selline. Et mis siis saab ja või kas või minu arust nagu jälle suurepärane näide oli enne, keegi tõi selle sama päranduste kohta, eks. Et just nimelt lahendada ja jagada laiali seda sama akkumuleerunud vara, nagu kui me tahame seda finantsküsimust ära lahendada. See on nagu see ei ole nüüd konkreetne, ma ei kaitse Marxi või midagi sellist, aga ma arvan, et meil on vaja konkreetseid nagu ma annan sulle vastu isikliku soovituse. Tähendab, mõtlemiseks tegelikult väga palju ressursse vaja ei ole, aga mõtlemise tõhustamiseks aitab väga hästi füüsiline töö. Nii et ühesõnaga neid mõtteid on ja võimalusi siduda ja teha on lõputult, aga ma siis austades meie kuulajate kõigi aega, siis ma tänan teid, kes te sõna võtsite, ma tänan teid kõiki kaasa mõtlemast, kes siin kohal olid. Et kindlasti me võime veel siis eetri ja mikrofoni väliselt veel natuke edasi jutustada, kui kellelgi on veel küsimusi või tähelepanekuid. Nii et aitäh!